Jakobsoni vile on kõlanud, siis saame ka selle mänguga minema hakata. Keerab, Toke keerab meesterlikult, tuleb sinna Keero suunas pall ka, aga pall ikka välja, ikka lahti, Maksimkin. Liiev jätab veel keskele, aga see pall pannakse nüüd üle väravavõrgu. Seal Kudrjashov oli lõpp. Vapruse värava suunas hoog üles võtmas, vaatame nüüd, seal tundus, et suluseis oli, see olukord lastakse lõpuni mängida, Keero paneb sealt kõhtu selle palli ja tuleb lipp ka. Peab olema eriti valvel, et seal teist korda ei livastuks. Keerole ette ka, seal minnakse sättima ja sätitakse veel vaatet üle, tuleb löök ka. Esimene jääb plokki kinni, rünnak läheb edasi. Kiituseks saab öelda, et vaat, et just kui hetkel keskvälja tegutsenud mängijatest vaata, et kõige teravam keeramine, Viidas võtab ette ka, panema peale ja sellel mehel on ainult ühte vaja. Oi, kui siin esimeses voorus pani üles risti, siis nüüd paneb alla nurka ja paneb siin vana koduklubi vastu ja ei hoia üldse tagasi. Eks Viidas esimeses voorus löödud värav, vaata, et võib-olla on ilusam, aga see ka suurepärane, võttis sealt sisse poole nagu Robben oma kuldsetel aegadel ja pani selle palli lihtsalt korralikult taha nurka keerama. Keeras sealt Surovljovi poole pealt siis vaadatuna parema külje pealt ja ei olnud seal Pareikol mitte miskit teha. Läheb seda palli parema jalaga andma siis. Ette poist ja hästi tagumine poist ja sealt ei panda ikka ära. Aga nüüd jäin ise korduse peale mõtlema, aga saame näha ka. Tundub, et seal oma mees siis võib-olla veel nii palju, et pigem on mööda paremat äärt tuldud ja nüüd on lahti ka ja seal üritatakse iga kehaosaga ette saada päris, ütleme nii, et jällegi pikemad tornid kasti saadetud, vaatame ära. Tuleb sinna kesktsooni pall ka. Oi, kui vaba ja seal ei tule ikka väravad, seal kõik appelleerivad ja värav. Siit saadakse lõpuks kätte, mis ei tulnud ja ei tulnud, siis nüüd tuleb ära ja Keero võtab selle palli endaga riietusruumi kaasa, sellepärast et riietusruumi värava suunas lõpuks suunata. Aga ei ole esimene kord, millal see mees täiesti üksi kastis on. Ja hetkel siis tulemuseks see, et me läheme poolajale niimoodi, et mõlemad võistkonnad vähemalt väravarve on avanud. Päris selline omamoodi värav, et tundus, et pani sinna Nõmmel esimesse posti selle palli ja posti võrkest läks täitsa seal sisse või sai Nõmm ka ikkagi midagi öelda. Ja värav on tõsiasi, seal veel sellised arvutused on truused, vaatame selle olukorra ära, pall ikka lahti ja sealt nüüd oli välja seal torkas ja nüüd on olemas ka, aga Nõmm teeb sihukse tõrje. Ja seal nüüd minnakse juba torkima ka. Esmapilgul esimest korda õigesti seda olukorda nägin, siis tundus, et läks üldse teist poolt arvama, aga jättis selle jala. Kas siis selline, et Transit midagi välja võlub või... Ja nüüd tuleb ja pall käib latist sees ära ka! Sealt küsitakse suluseis, aga need mehed rammivad seal 11 maas ja Trans on nüüd vaated sellel hooajal kõige lähemal sellele. Tulemus lihtsalt selline, et saame siit kohe teada, kes selle palli ka väravasse pani. Sealt vahetusmees Agapšev sai lausa 2 korda paari meetri pealt peaga palli tabada. Eks seda olukorda vaadatakse seal varjuruumis üle ka. Et kas ja seal midagi oli, aga no värav loeb ja Transit palli maha säilitab võistkonnale, nüüd justkui löögikoht ka Limbergiga seal kombineeritakse ja palli käi üle joone ära. Trans püsib oma 3 punktis kinni. Ikkagi vaata, et peaaegu väravani, seal korralikult seina söödud. Tegelikult pandi seal pall juba Pareikost mööda ka, aga ja siiski mitte. Jakobson sai kinnituse, et siin ei ole miskit vaadata ja see kohtumine lõpetatakse seisud 2.